tere tulemast siis avatud suhtluskõnesse. Mina olen Helina Mägi ja mul on täna vestluspartner ja sul on täna inimene, kellelt sa saad küsida, Kertu Soans, kes on väga, ütleme minuga ühes paadis, ütleme nii, mulle ta väga sobib, ta on mind innustanud ja julgustanud tegema neid asju, mida ma täna teen. Nii et ma olen talle täna väga tänulik ja ma olen tänulik selle eest ka, et ta on mind toetamas selles ühiskondlikus kõnes. Avatud suhtluskõne tavaliselt on coaching kõne ja ma ei jäta sind coach imata, kui sa kõne lõpus tahad tõsta kätt ja tulla oma teemaga eetrisse, siis igal juhul esitan küsimusi ja aitan näha, mida sa mõtled. Aga detsembrikuu kõned siin avatud suhtluskõnes on siis pühendatud Eestile. Eelmine nädal rääkisime, kas meedia valetab. Täna räägime, kuhu Eesti teel on, aga me teeme seda kõike mõttetreeningu võtmes. Ehk et ma õpetan sulle mõttetreeningu ideid läbi selle ühiskondliku fooni ja loomulikult ma kutsun sind EKRE-t hääletama ja ma räägin täna sulle, miks ma kutsun sinna EKRE-t hääletama, sest et see aidata EKRE võimule, seda laadi eesmärk on mind üha rohkem innustama hakanud. Alates sellest, mida rohkem ma tegutsen sellel liinil, mida rohkem ma kogun infot sellel liinil, mida rohkem ma seon kogu seda, mida ma näen mõttetreeningu loomisprotsessi mõttemudelitega, seda innustatum ma olen, et liikuda selle eesmärgi poole ja ma loodan sulle natuke seda innustust külge nakatada, nii et sa ka mõistad, mis ühiskonnas toimub ja kuidas sa saad ennast toetada, kasutades mõttetreeningu tööriistu. Nii et teemaks on siis täna, kuhu Eesti teel on ja ma annan korraks Kertule sõna, et ta saab ka sissejuhatuseks paar sõna öelda, et mis tema tänasesse kõnesse kaasa toob. Tere ka minu poolt ja aitäh sissejuhatuse eest, Helina. Et mina ütlen seda kohe kindlasti, et on täiesti vaimustav, kuidas Helinal on niisugune selge eesmärk ja kuidas ta täpselt teeb kõiki neid tegevusi, mis viivad teda selle eesmärgi suunas. Nii et isegi kui minul on samasugused veendumused ja arusaamad nagu Helinal, siis ei ole minul siiski seda mõtteselgust ja nii julget eneseväljendust, nii otsekohest, et ma kohe plärtsti niimoodi välja ütleksin oma õpilastele, aga loomulikult ma assisteerin ja olen samadel arvamustel. Ja nüüd samamoodi suures põnevuses, et kuidas Helina ikkagi nüüd võtab need erinevad teemad selle mudeli kaudu lahti, sest selge on, ükskõik millised ka meie eelistused ei oleks, siis selge on, et suurem osa infot on meie eest varjatud ja selge on ka see, et see pole mitte ainult täna nii, vaid see on olnud nii läbi ajaloo. Sest need, kes soovivad kasutada ära oma võimu ja võimalusi vastavalt positsioonile, need inimesed tavaliselt niimoodi kõigest avalikult ei räägi nagu Helina. Nii et see on tõsi, ma ei kavatse võimu kasutada. Ja just, et proovimegi siis näha, kuidas sa need mõttemudeleid niimoodi lahti arutad ja ma kindlasti omalt poolt mul on ka üht-teist välja kirjutatud, kui võib, siis ütlen vahele. Absoluutselt, jaa. Et lisaks sellele, ütleme, miks ma toon seda eesmärki kogu aeg esile ja miks ma ka mainin seda, et mu eesmärk on aidata EKRE võimul, ükskõik kui humoorikalt ma seda endale ka sean, see tõesti innustab mind ja aitab edasi ja ma räägin täna ka sellest, mis need põhjused on. Aga mu selline laiem eesmärk mõttetreenerina on aidata inimestel mõelda, õppida mõtlema ise, õppida mõtlema põhjus tagajärg seostes, mitte siplema selles pealispinnalises muljas, mida meile tegelikult ka peavoolumeedia kogu aeg jagab ja ma mainin selle teema ära, kui siin elektrikatkestuste juures on ju, aga et mõistma, mis on siis tegelik põhjus, mis on toonud meile selle tagajärje, mida me täna näeme või ka omas, ma teen tegelikult mõttetreeningut ju indiviidi elus, eks, et see, et ma olen nüüd ühiskonda analüüsimas, see on puhas juhus, sellepärast, et see solgipank pandi mulle hoovi ja ukse taha ja ma lihtsalt pidin hakkama seda puhastama ja siis ma sattusin sellesse olukorda.
aga muidu ma räägin üksikisikust ja räägin sellest, kuidas ma oma mõtlemisega toetan ennast eesmärkide saavutamisel. Ja 2 asja, mida ma kõigepealt tahan sulle tutvustada, enne kui ma lähen mõttemudelitesse, ongi need baasõpetused, millega ma mõttetreeningus inimesi treenin, mis saab siis, ütleme selliseks väga oluliseks fundamentaalseks mõtte baasülesehitusblokiks või kuidas sa neid nimetad, aga nende pealt võrsuvad need ideed, mida ma sinuga jagan. Ja 2 olulist õppematerjali, mida ma kasutan, on ära peidetud siia samma mudelisse või sellesse joonisesse. Originaal on siis Bob Proctorilt, kui sa oled neid ka mujal eestlastest koolitajate või välismaalastest koolitajate käe all näinud õpetatamas, siis tegelikult see Stickman on pärit Bob Proctorilt, sain selle litsentsi 2007, aga olen nüüd selle kasvatanud Helina Mägi-Marinadi, nii et ma ei ole Bob, olen Helina Mägi, kes kasutab loomisprotsessi ja mõttemudelit. Mudel on üks ja sama, aga loomisprotsess hõlmab üldprintsiipe, see on suure plaani õpetus ja mõttemudel on konkreetsele situatsioonile suunatud ülesehitus siis nende 5 valdkonna vahel niimoodi, et ma mõistan, kuidas ma selles hetkes loon endale tulemust, mida ma ütlen, et ma tahan luua. Ja kui ma tulen näidete juurde, siis te näete, nii et loomisprotsessist me räägime üldiselt, me räägime, kuidas me loome ja loomiseks on loomisprotsessi iseenesest on väga-väga lihtne protsess. See tähendab seda, et mul on vaja ideed, mida mina nimetan eesmärgiks. Kõik ideed ei pruugi eesmärgid olla, aga kõik ideed materialiseeruvad. Ehk et igal ideel on see positiivne, on see negatiivne, on see minu kasuks, on see minu kahjuks. Igal ideel on võimalus, tal on olemas sisemine potentsiaal, et kui keegi seda kasutab, siis ta vormib ennast füüsilisse reaalsusse. Idee on näiteks küllus on, vaesus on, elektri hind on kõrge, elektri hinda saab alla viia, elektri hind peab olema kõrge, kõik need üksikud laused on ideed. Kõigil nendel ideedel on potentsiaali näidata ennast füüsilises reaalsuses. Seda ütleb loomisprotsess, aga idee üksinda ei realiseeru. See ei ole nii, et ma viskan idee õhku, patsutan teda siin oma käe peal, eks ole, ja siis ta homne päev istub mul elutoas. See ei toimi niimoodi. Idee saab vormuda füüsilisse maailma ainult läbi sinu ja minu. Nii et ainult läbi nende inimeste, kes kasutavad teadvust ja vastavad neid alluvad nendele seadustele, olgu need siis vaimsed või füüsilised, mida me siin selles planeedil Maa siis, mis meile nagu kehtivad, sest et on teatud seadused, mis kehtivad, need on ülimuslikud, neid ei saa vaidlustada, need ei ole need seadused, mida Riigikogu teeb, aga see on see, et näiteks gravitatsioon on ju, et sa ei hüppa katuselt alla ja ei mõtle, et sa oskad lennata, eks ole, sest vastavalt gravitatsioonile sa kukud maha. Sama tähendabki seda, et universaalne reegel on see, et idee vormub ja idee vormub ainult läbi sinu. Ja võt see Stickmani osa siis see näitab, kuidas ta vormub siia tulemustesse. See tulemuste osa väljendab seda füüsilist maailma ja kui mul on siin see idee, siis see idee saab hakata elama ainult siis, kui ma hakkan ideest mõtlema. Ja, mina võtsin idee, et ma aitan EKRE võimule ja see idee, kui ma loon selle taha loon uusi ideid ja mõtisklen selle üle, hakkab mõjutama minu tundeid. Vahepeal lasen inimesi sisse ja need tunded, mis praegu on tõesti elevus, ma terve nädal aega olen seda kõnet sulle ette valmistanud, ma olen nii vaimustatud ja mitte otseselt EKRE-st, vaid sellest protsessist ja võimalusest, mida ma läbi EKRE kasutada saan. See on see, mis paneb mind vaimustama. Mind paneb vaimustama arusaamine loomisprotsessist ja mõttemudelist ja sellest, kuidas ma saan EKRE-t kasutada, et oma loomisprotsessi mõttemudelit oma elus rakendada. See on see, mis paneb mind vaimustama. Ja täna aru saa, ma ei ole vaimustatud otseselt sellest erakonnast või poliitikast, vaid sellest ideest, mida ma saan kasutada läbi nende. Nii et see idee hakkab mõjutama sinu tundeid ja need tunded mõjutavad sinu tegevust. 2-3 kuud tagasi ei pidanud ma tõenäoliseks, et ma räägin sulle seda juttu, mida ma sulle räägin nii avalikult, nagu ma räägin ja mu ükski selline sisemine värelus ei takista mul ütlemast seda, mida ma mõtlen.
ei oleks osanud, sest et Katrin on meil siit mõttekoolist, olen talle väga tänulik, siis need inimesed aitasid mul jõuda oma arengus siiamaani, et ma teen seda avatud suhtluskõne, sest et esimesed katsetused olid väga-väga arglikud, aga see idee hakkas minus väljenduma ja tulemuseks on see, et ma teen seda avatud suhtluskõne. Et mina võtsin idee, et aitan EKRE võimule, see on lihtsalt selline üldloosung, mis mulle lihtsalt see paelub mind, jah. Tegelikult ma räägin enne see väljendusest, aga see idee, see mõttevorm tekitab mulle tohutut innustust, et ma saan ennast väljendada nendes ideedes, milles ma olen olnud pikka aegu kammitsetud, nendes ideedes, mida ma olen avastanud viimase aasta jooksul ja vot see paneb mind tegema neid tegevusi, nagu sa täna näed, tegema seda avatud suhtluskõne siin, õpetama sulle loomisprotsessi ja mõttemudelit ja tulemuseks on see, et sa kuuled mu ideid, sa võib-olla mõtiskled nende ideede üle, sa loodetavasti lähed, loed objektiiv.ee või varrovooglaid.ee või uueduudised.ee ehk astud oma sellest mullist, kus sa täna võib-olla oled, natukese kõrval, et näha laiemalt seda maailma, kus me elame. Nii et see on loomisprotsess üldse. Kui me räägime nüüd mõttemudelist, siis mõttemudel on nüüd konkreetne. Ma ütlen, et mul on üks idee, nagu ma siin juba tõin korduvalt esile seda, et mul on idee, eks ole, aidata EKRE võimule ja mul tekib idee, et ma teen avatud suhtluskõne. Vot nüüd siin on see idee teha avatud suhtluskõne ja kui mul on selle avatud suhtluskõnega, ma võin tegelikult selle panna siia asjaolu reale, sest et see on nii-öelda nagu faktiline, et avatud suhtluskõned toimuvad, aga ma sain idee, et ma teen seda ühiskonna teemal. Ja? Kui mul oleks nüüd sellega seotud ideed, kes mina olen, ma täpselt päris hästi ei tea, mida rääkida ja võib-olla ma eksin ja võib-olla mind loobitakse kividega ja võib-olla ma täiesti kõngen, eks ole, siin ja ei suuda ennast väljendada ja võib-olla mis siis, kui EKRE ei saagi võimul, eks ole, ja ma siin kõigile ütlen, et ma pingutan siin selle nimel, et aidata EKRE võimul on ju. Kui mul kõik need mõtted on, mis tekitavad siia tundereale hirmu, siis mu tegevus on see, et ma ei tee midagi. Ma ei astu välja, ma ei tee katseid, ma ei ürita oma mõtteid seada ja sulle arusaadavaks teha ja tulemuseks on see, et minu elus midagi ei muutu. Ja? Vähemasti selles liinis, see enese väljendus siis ühiskonnas raames selles midagi ei muutu. Aga ma võin valida siia ükskõik mis mõtteid. Ma võin mõelda seda, et aga ma jagan seda, mida ma teada olen saanud. Lihtsalt selleks, et jagada. Ma võin mõelda, et aga ma olen piisavalt kompetentne mõttetreener, et ma oskan näidata sulle, mis toimub ühiskonnas ja kuidas see mahub mõttemudelisse. Ma võin seda mõelda, jah? Ja kui ma mõtlen nüüd seda laadi mõtteid, siis mul tekib see ind tegutseda, jah? Teistsugune tunne, ei ole hirm, tekib ind tegutseda. Võib-olla hirm on ka, aga kuna ma annan positiivsetemate mõtetele või kasulikematele mõtetele rohkem ideed, siis ma tegutsen ja tulen siia kõnesse, teen selle kõne, avatud suhtluskõne ja tulemus on siis see, et sa oled mind kuulanud. Ja? Eelmine kõne keegi ei lahkunud, mis oli minu jaoks väga suur saavutus, eks ole, ja Kerti jaoks ka. Nii et me arutasime selle teemal, et vau, et inimesi puudutas, järelikult oli asi õige. Nii et see on need mõttemudel ja loomisprotsess. Ja nüüd tuleme selle teema juurde, mis on siis see teema, et kuhu Eesti teel on. Ja enne kui ma seda hakkan lahkama, ma tahan, et sa kirjutaksid mulle chatti. Teised sinu kommentaari näen ainult mina, ma ei pööra nimele tähelepanu, nii et sa võid siia täiesti ilma, põhimõtteliselt oled nagu inkognito, eks ole, ja ma tahan lihtsalt vastuseid. Ma tahan kuulata su mõtteid selle kohta, et mis sina arvad, kuhu Eesti teel on? Sest et kui ma esitan küsimuse, siis igal ühel kangastub oma ette arusaam sellest küsimusest ja sellest seosest ja oleks hea teada, mis on siis sinu nägemus sellest küsimusest, mida ma küsin. Nii, kirjutab väike Hiina ja väga lae sinnapoole, lähme väike Hiina poole ja ma saan aru, kust see tuleb see idee. Ja? Nii, mis veel on? Mis on see sinu nägemus, kuhu Eesti teel on? Ja kuuleme mõned vastused ära, siis ma annan Kertule ka sõna ja siis ma väljendan oma kujutuspilti ka, et kui ma küsin endalt, kuhu Eesti teel on, siis ma saan, mis pildi ma siis saan. Nii, Estonia on teel loova riigi suunas. Eesti on teel loova riigi suunas. Segadus ei teagi. Majanduslik kriis. Praegune valitsus tundub, et soovib sõda. Ja, et need on need ideed, mida iga väike, selles mõttes jutumärkides väike, mitte vaid lihtsalt selline nagu üksikisik
oma peas hoiab. Jah, meil kõigil on selle kohta idee. Ja kui me räägime ühiskondlikult eesmärkidest, siis sellel on oma tähtsus. Milliseid ideid meie kodanikud oma peas hoiavad, sellel on väga suur tähtsus sellele, milliseks see riik üldse kujuneb. Nii, nüüd Kertu, ma küsin sinu käest. Keegi ei usu enam Eestisse. Nii, aga Kertu, kui ma küsin sinult, kuhu Eesti teel on, mis sa vastad? Võib ma enne natuke kommenteerin sinu seda, ma lihtsalt olles samaaegselt ka sinu õpilane, siis siin on üks selline väga oluline koht minu arvates. Et sa rääkisid sellest ideest, ehk siis nagu sa nimetasid seda ka eesmärgiks, mis sind siis nüüd innustab läbi tunnete tegevuste ja et sa märkad, et juba muutused nagu on vähemalt sinu elus esialgu. Et vot siin ongi äärmiselt põnev see, et sul on nüüd selline idee, mida sa siis oled niisugusesse lausesse pannud, et mina aitan EKRE võimule ja siis sa tõid näite, et ma oleksin võinud võtta ka sellise idee, et ma jagan seda, mida ma olen teada saanud, eks ole. Et need mõlemad on suurepärased ideed. Üks nendest on tohutu hüpe, see esimene. Et lihtsalt ma mõtlen, et ka ise, ka oma ette olles, kui mitte keegi meid üldse jälgi, on huvitav vaadata seda, kuidas me tegelikult tihti hoiame oma ideid ehk siis nende nagu niisugust neile vormi andmist, niisuguses õrnalt hillitsetud vorm olgu. Et kui ma ikka midagi niimoodi väga suurelt ja jõuliselt välja ütlen, siis justkui see oleks fataalne. Eks ole ju, et sellega kaasneb iseenda isiklik hirm juba ilma igasuguse ekraanita. Nii et tahtsin selle tuua, et siin oli nagu väga head sul üks, sest et see on ju ka suurepärane, et jagan seda, millest olen teada saanud. Ja tegelikult jagad sa seda, millest sa oled teada saanud nagunii selle suurema idee mõjutustel ju juba. Aga et kuhu mina arvan, et on Eesti teel, jah? No, mul ei ole niisugust korralikku lauset selle kohta, aga see keegi siin kirjutas, nagu ma kuulsin, et midagi nagu väike Hiina või, et tundub praegu selline olevat see valitud tee, aga kindlalt ei ole see tee veel selgelt välja joonistunud, sest toimub ikkagi ka pidev testimine, kui te tähele panete. Et ühiskonda, ehk siis meid kõiki ikkagi kogu aeg ka testitakse, millega me oleme nõus, kui kaugele me oleme nõus laskma minna, kui suur protsent meist on nõus. Seda testitakse ju isegi väga avalikult, vot nii suur protsent oli selle poolt, nii suur protsent. Nii et võime siis sellest järeldada, et see tee võib olla küll ideena kellegi peas olemas, aga ta ei saa seda ideed päris teostada enne, kui siis ei ole nagu ühiskond kuidagi selle idee rakkesse tulnud kaasa abistama. Nii et ma arvan, et praegu veel ei ole kõik õnneks paigas, aga väike Hiina on kindlasti üks hirmutavamaid nukuteatreid seal ees, mida proovitakse teha. Jaa, absoluutselt. Ja kui on veel kord selle võrdluse, et kui me räägime üksikisiku elus eesmärgi loomisest, siis üsna palju sõltub, või praktiliselt 100% sõltubki sellest, mida sa mõtled, mida sa teed ja kuidas sa seda eesmärki realiseerid. Nüüd, kui me räägime ühiskonnast, siis sellest võib tunduda, kuigi ma tulen sulle lõpus, järgmine nädal räägin sulle, kuidas see sõltub ikkagi üksikisikust, kuidas sa võid mõelda, nii et ka ühiskondlik elu sõltub üksikisikust. See annab innustust, sa mõistad, miks ma olen nii innustatud sellest ideest, mida ma praegu realiseerin. Aga sellest järgmine nädal siis. Aga kõigepealt, kui me räägime nagu nendest füüsilistest reeglitest, sest on olemas vaimsed reeglid ja on olemas füüsilised reeglid ja need on nagu vankumatud, need ei saa muuta. Ja ühiskonnas on täpselt samamoodi need protsessid, mis käivad, seal on põhjust tagajärg seosed. Ja see ühiskond, kus me elame põhimõtteliselt ja selleks, et muuta seda riigi kurssi näiteks, siis see sõltub paljudest inimestest, kes milliseid ideid omavad ja millisele kaalukausile need ideed siis lähevad, siis sellest sõltub, kuhu poole meie laev hakkab tüürima. Kui ma nüüd tulen tagasi selle küsimuse juurde ja vastan ise ka, siis pikka aega mõtlesin, et Eesti elu on ikka, ütleme, pikka aega ma ei mõelnudki selle peale, et Eesti peaks kuskile pürgima, sest see ei mahtunud pähe, ma tegelesin oma enda isikliku paadikese vee peal hoidmisega, aga siis, kui ma hakkasin nägema neid rusikat pihus, eks ole,
uudiseid kuulama, siis ma lihtsalt mõtlesin, et paratamatult see maailm on selline ja meil ei õnnestu seda maailma muuta, ta lihtsalt nii on, kuna inimloomus on selline ja paljud inimesed on teadmatud ja blablabla. Mul oli selline lugu, et see ei liigu kuskile. Nüüd see lugu muutus, kui ma hakkasin lugema uued uudised, Objektiiv, Varro Vooglaid, kuulama neid saateid, millest nad räägivad. Ja nüüd ma võiks öelda, et Eesti on teelahkmel ja me oleme tegelikult väga heas olukorras. Olukord iseenesest, need faktid, mida me näeme ja see olukord, kuhu meid toodud on, see on väga negatiivne. Seal vist, ma ei tea, Kertu, võib-olla sa oskad öelda mõne asja, mis korras ka Eesti riigis on. Isegi ma pole seda veel tuvastanud, on ju. Mõned inimesed on veel mõistuse juures, võib-olla see on hea, eks ole, positiivne. Aga need olukorrad on kardinaalselt nagu valesti läinud. Aga mis on positiivne, on see, et meil on valimised tulevad. Eeldusel, et meil tulevad valimised. Et me usume nii palju sellesse, et meil tulevad ikkagi valimised ja need valimised on enam-vähem ausad, siis meil on valida 2 teed ja see sisuliselt poliitilises sfääris minu meelest joonistub väga hästi välja, kui sa kuulad sõnavõtte ja paned mõtted siia mudelisse. Meil on valida sama kurss, mis läheb asjad lähevad halvemaks idee järgi. Või meil on valida kurss, mis ütleb, et meil on lootust. Ja? Ma panen tähele, ma isegi ei ütle, et asjad lähevad paremaks, aga me ütleme, et meil on lootust, sest meil on potentsiaali asju muuta. Et meil on 2 teed, kuhu minna ja see määratakse ära valimistel. Ma loodan, et kui asjad lähevad väga nigelasti, siis ei ole fataalne valik ja ma mõtlen siis mingi uue idee välja, millega töötada. Aga põhimõtteliselt see on see, kus ma praegu Eestit näen, et me saame kurssi muuta, aga me peame tegutsema kohe ja me peame võtma täieliku vastutuse. Nii, nüüd tuleme loomeprotsessi juurde ühiskondlikul tasandil. Kui sa tahad oma elus midagi muuta, siis sa vajad eesmärki. Eesmärk võib olla kas teadlikult valitud või alateadlikult valitud. Ühiskonna tasandil räägime kas teadlik valik või kas avalikustatud eesmärk või varjatud eesmärk. Ja, täpselt sama. Ja selleks, et Eestit kuhugi liigutada, selleks on vaja eesmärki. Ja see on nüüd ka samamoodi me võime öelda, kas poliitikud teadvustavad seda või mitte, kas nad avalikustavad seda või mitte, see ei mängi rolli. On ideede kogum, mida Eesti riigis viljeletakse. Ja võt sellest ideest, sellest eesmärgist hakkavad tulema valikud, mida me näeme tegevuse tasandil ja need tegevused loovad neid tulemusi, mida me tahame. Nii, muudan natuke mudelit. Sellepärast, et ühiskonnas me ei saa rääkida tunnetest, kuigi indiviididel on tunded ja see mõjutab nende käitumist, aga me ei saa ühiskondlikult rääkida tunnetest. Seepärast me räägime 3 reast. Räägime eesmärgist, räägime tegevustest ja räägime tulemustest. Nii nüüd, need 2 rida on nähtavad. Igaüks saab täita need 2 rida ja siis vaadata, milline eesmärk mõjutab neid tegevusi ja tulemusi, mida me mudelis näeme. Ja kui ma alustasin selle teemaga, kui ma pidin kokku puutuma Sotsiaalkindlustusametiga, kui ma nägin, mis Keila linnas Reformierakonna juhtimisel toimub, siis üks asi, mida ma märkasin, oli see, et ma pidevalt sõdin. Mul on tohutu segadus. Mul on tohutu viha sellest sõdimisest. Ja kui ma ennast uurisin ja katsusin aru saada, kust see tuleb, siis ma jõudsin järeldusele, et mudel ei klapi. See mudel, mida üritatakse meile näidata, mida üritatakse kokku kloppida, ei lähe omavahel kokku. Eesmärk on vale. Ja võt räägime siis mõningatest mudelitest, mis meil on ja alustame elektrikatkestustest. Ja, palju nad olid. Ma väga vabandan, mul ei ole faktid väga hästi teada. Ma tahan sulle lihtsalt näidata seda süsteemi, kuidas seda vaadata. Sinu ülesanne, kui sa tahad neid mudelid väga tõsiselt teha, on minna ja otsida neid fakte. See võtab aega ja mul paratamatult seda kahjuks natukese napis. Nii et räägime elektrikatkestus Saaremaal, jah? Sest mudelit saab teha ka ühiskonda puudutavatel teemadel laiemalt, aga mida kitsamalt see on, seda rohkem, seda paremini me näeme, on ju.
Nii nüüd, mida me näeme? Elektrikatkestus Saaremaalt, kes vastutab? Kes vastutab, et elektrikatkestused on Saaremaal? Mis te arvate? Kellest see sõltub? Kas elektrikatkestused on Saaremaal või ei ole? Kirjutage mul siia. Mis te arvate? Kelle vastutusalasse see puudutab? Keegi ei taha öelda. Mina väidan, et see on Elektrilevi teema. Elektrikatkestused tekivad Saaremaal sellepärast, et juhtmed sõna otseses mõttes vajusid kokku ja tekkis juhtmekatkestus. Ja? Kes haldab juhtmeid, kes võtab tasu juhtmete korrasoleku eest, on Elektrilevi. Nii, nüüd me küsime, mis on need tegevused, mida Elektrilevi Saaremaal on teinud. Me võime siia panna vastutavaks ka näiteks kohaliku omavalitsuse ja kõik need teised asjad ka. Me võime saada hästi hullult palju mudeleid, see on võimalik, aga ma lihtsalt tahan sulle näidata põhimõtet. Nii et see tuleb natukese selline üle jala lastud mudel. Kirjutame siia, tegevus Saaremaal ei ole, ja rõhutame siis hajaasutuses, paigaldatud elektrijuhtmeid maa alla. Nõus, jah? See on faktiline, me saame minna seda kontrollima. Siis kui sa vaatasid aktuaalset kaamerat, siis sa nägid, et puid ei ole eemaldatud sealt elektriliini kõrvalt ja need puuoksad kukkusid peale. Ja? Ja seda ei ole tehtud. Siis riik maksis, või see, ütleme, see Elektrilevi maksis riigile dividende, see on nüüd uutest uudistest võetud fakt, ma ei ole seda ise riigist kontrollinud, 24 miljonit eurot. Ehk et meil on tegemata tööd Saaremaal, aga riigile makstakse dividende. Ja? Nii et kui ma olen ettevõtja, ma ei tee investeeringuid enda turundamiseks, enda arendamiseks, enda kõigeks muuks, aga ma maksan endale dividende. Ja? Siis Elektrilevi tõstab pidevalt võrgu hinda. Nõus? Mis ette käeldaks? Selleks, et teenust parandada. Eesmärk just on selleks, et teenust parandada. Siis tehakse investeeringuid rohepöördesse. Ja, mis veel tehakse? Lugesin jälle uutes uudistest, et personalipoliitika on vähendanud liinimehi ehk neid inimesi, kes siis peaks rikete puhul elektriliine parandama. Ja tulemus on see, et Saaremaal on 6 tundi, minu meelest oli see number uudistes käis läbi, ilma elektrita. Ja? Nüüd dividendid 24 miljonit, miinus töötajad, jah, vähendame töötajad, miinus vajalikud tegevused. Mis on eesmärk? Ma väidan sulle, eesmärk määratleb tegevused. Eesmärk määratleb vajaduse tegevuste järgi. Kui sa kuulsid aktuaalset kaamerat, siis öeldi seal, mis oli elektrikatkestuste põhjuseks? Mis oli drastiliselt selle 6 tunni põhjuseks? Mis oli see drastiline? Mis nad ütlesid? 100 jäidet. Oli 27 katkestust, mis oli erakordne. Ma ütlen, et need on tagajärjed. Need on tagajärjed. 27, võib-olla numbritega eksin, ma ei ole sellest tugev, aga ma tahan sulle seda näidata. 27 katkestust või mis iganes, kuidas nad neid mõõtsid, see on tagajärg. Jäidet sajab Eestis, see ei ole ootamatus. Need ei ole põhjused, miks meil on elektrikatkestused ja miks inimesed on 6 tundi tööta. Ma tahan näidata sulle, need ei ole põhjus, tagajärg, seosed. Põhjus on siin, aga tegelik põhjus on siin. Mis on eesmärk? Mis on Elektrilevi eesmärk tegelikult? Kui me võtame näiteks Reformierakonna loosungi, ma tean neid peast, sellepärast ma kasutan neid loosungeid, on ju, parem Eesti kõigile. Sobib? Sobib, parem Eesti kõigile? Ei sobi, ei lähe, parem Eesti kõigile. Ei sobi. Mis sobib, mis on eesmärk? Võtame järgmise. Elektriteema pole mu tugevus, aga ma lihtsalt tahtsin näidata sulle loogikat, mille sa saad ise kokku panna ja sa aitad ennast segadusest välja, sest kui sa vahetad eesmärki, siis tekib selgus. Järgmine. Võtame Rail Baltic. Ma ei ole elektriliinide ekspert ka, aga siit tuli väga huvitav mudel välja sellest infost, mida ma kokku kogusin. Ja? Nii, kes oskab öelda?
mida pakutakse Rail Balticu eesmärgiks avalikult? Ja mõtleme, te kuulate, vaatate kõik meediat, mis on kõige laiemalt levinud eesmärk? Tagada ühendus Euroopaga, jah? Oled kuulnud, jah? Võimaldada inimestel sõita Tallinna ja Berliini vahel, jah? Tallinn, Berliin, eesmärk. Mida tehakse? Tegevus. Võõrandame kodusid, jah? Oled kuulnud, kui trassile jäi väga palju kodusid, jah? Hävitame neid. Suurendame kaevandus piirkondi, seepärast tuli välja, et Killustiku ja Kruusa jätka, jah, nii suurejoonelise trassi ehitamiseks. Lõpetame rahastuse neljateelise või neljarajalise, kuidas seda oli? Jah, realistele teedele. Jah, see on sellega seotud, sest raha läks kuhu? Raha läks Rail Balticusse, sellepärast ma panen selle siia. See ei ole nii suvaline otsus, see on seotud sellega, et raha on siia vaja. Siis hävitame Eesti loodust. Nüüd see hästi faktiliselt ei lähe, sest et seal on emotsioon taga, ja hävitame Eesti loodust. Ma peaksin ütlema, et võtame maha, ma ei tea, 70 hektarit metsa näiteks, jah, see oleks ta faktiline, aga ma ei tea neid fakte, nii et mets maha, jah. Rabad, sood, mis sinna kõik jäävad, need on tegevus. Tulemuseks me isegi ei tea, kas me Rail Balticuni jõuame, jah, seda me ei tea. Aga mida me teame, mida me võime öelda, on see, et puuduvad neljarealised teed. Mine vaata, sõida Tallinnast Tartusse, palju saad sõita. Keilast Rakverre juba saab, see on päris super, jah. Aga edasi. Teed puuduvad, neid ei ole, faktilised. Siis rong. Tallinn, mis ta oli siin? Pärnu, jah. Tallinn-Pärnu, sõidab või? Minu teada ei sõida, jah? Siis Tallinn-Haapsalu samamoodi. Just, Tallinn-Haapsalu samamoodi, jah? Siis mida räägitakse, tõenäoliselt ootame ülalpidamiskulud, jah? Ülalpidamiskulud on kolossaalsed. Kasutusvõimalusi on vähe, sest et raha sealt sisse tõenäoliselt ei tule vastavalt ekspertidele, mida on kuuldud. Siis see, et meil ei ole neljarealist teed, tekitab ääremaastumist. Ehk inimesed elavad väljaspool Tallinnat ja suurlinnu vähem. Need on kõik need tulemused. Mis on eesmärk? Tallinn-Berliin ühenduse loomine inimestele, parem Eesti kõigile, sobib. Ei lähe kokku. Lihtsalt ei lähe kokku. Nii, nüüd ma toon teile eesmärgi, mis läheb kokku. Ma ei tea, kas on tõsi, aga ma kuulsin seda. Lugesin seda Facebooki postitusest, üks mu abikaasa sõber on väga selline huvitav kuju persoon, ta leiab huvitavaid teemasid. Ja Varro Vooglaid pakkus teise. Eesmärk vedada välja Eesti maavarasid Rail Balticu rongiga. Jah? See toob teatud isikutele tulu. Paneme eesmärgiks vedada välja maavarasid Eestist. Mida me teeme? Ehitame üles selle raudtee, suurendame kaevandusi. Kui me oleme natukese suurendanud kaevandusi, siis meil on lihtsam veel suurendada kaevandusi. Jah? Kui me oleme andnud mingisuguseid kaevanduslubasid, siis meil on lihtsam anda järgmisi kaevanduslubasid. Sa tead, kuidas inimene järgi annab, jah? Ta harjub kõigiga. Ääremaastumist tekitame praegu. Miks? Vähem inimesi välja tõsta, jah? Saage aru, ma panen umbes seda mudelit kokku, aga siit tuleb välja loogika, kui ma vahetan eesmärki. Ma ei tea, kas see eesmärk on mõistlik, kas ta on eesmärk, sest sellest eesmärgist ei räägita. Aga kui sa mängid mudelitega, siis sa jõuad huvitavatele avastustele, sest et see tegevuse osa ja see tulemuse osa saab muuta faktiliseks. Sa saad seda näha, kui sa avad silmad ja avad kõrvad. Teine teema, militaarsõidukite veoks, jah? Mis on Rail Baltic tegelikult kavandatud. Kui me nüüd seome selle Nurispaluga ja kui me võtame need oletused, mis Nurispalu kohta käivad, et me tahame siia alalisi NATO sõjaväelasi ja need vajavad seal mingisuguseid mis iganes tehnikaid, siis see eesmärk läheb paika. Nüüd, kas see on, ma ei tea. Aga ma näitan sulle, parem Eesti kõigile
ei lähe paika. See, et meil oleks ühendus nii-öelda Tallinn-Berliini vahel, mida enamik ei vaja, ma sõidaks pigem lennukiga, eks ju, see ei pea paika. Mis peab, mis on eesmärk? Räägin veel. Kertu, tahad kommenteerida vahepeal? Olen ka neid mõlemaid variante kuulnud, mis võiksid olla eesmärgid, et eks seda infot liigub nii nimetatud kanalitel kui ka teistes. Nii et ei ole lisada midagi praegu. Jaa, just nimelt. Et ma ikkagi toonitan sulle, et ma tegelikult ei tea ju, milline see mudel on, aga selleks, et sa saaksid segadusest välja, ma tahan näidata sulle, et see, mida sa praegu arvad, kui arvad, siis ei klapi. Kui sa oled segaduses, siis see segadus tuleneb sellest, et sa ei ole mudelit õigesti kokku pannud, sest mudel alati klapib. Alati klapib. Ja kui su aju ütleb, et midagi ei klapi, siis järelikult midagi ei klapi. Nii et usalda ennast. See on see protsess, mida ma olen selles protsessis väga õppinud. Ja korraks veel siia, et kui me ise ennast jälgides proovime ikkagi lähtuda sellest eesmärgist ehk ideest, siis kui me soovime teiste inimeste peadesse näha või ka mingisugustesse institutsioonide või ametkondade nii-öelda peadesse näha, siis tõepoolest tulemused on ju olemas ja tegevused. Eelkõige just tegevused, kui tulemused pole veel ennast nii-öelda täielikult ilmutanud. Nii et see on nagu niisugune natukene selline võlumeetod mõtteid lugeda, mis sa praegu välja tõid. Absoluutselt. Ja kohe on seda viga näha, kohe. Just samad need loosungid ja mitte ainult loosungid, vaid ka kõik infotundides Riigikogus valitsuse nendel küsimuste vastamistel. Seal on ju igal pool see dissonants nähtav. Lihtsalt tuleb need asjad omavahel kokku viia ja pole ju nii palju. Mõned üksikud asjad ja juba näed, et on viga. Just nimelt, et see ongi see, mis ma tahaks sulle anda selle õppematerjalina, ongi see mudel, kuidas seda mudelit kokku paned. Ja ma toon korra selle üksikisiku peale, et miks ma väidan, et eesmärk alati, eesmärk, tegevus, tulemus. Miks eesmärk alati dikteerib selle tegevuse või ütleme, et tegevus vastupidi, eesmärk dikteerib tegevuse, aga see õige eesmärk. Ja miks ma väidan, et see tegevus, mida ma näen, paljastab õige eesmärgi. Natuke sai segaseks, aga kohe räägime kaalu näitel, see on kõigile arusaadav. Ma ütlen, nii nagu meedia ütleb, et valitsusel on see eesmärk. Ja mina ütlen, et mu eesmärk on kaaluda 55 kilo. Ja nüüd tundub teile, et mis mu eesmärk on? 55 kilo, jah, sest sa noogutad kaasa, sest ma ju ütlesin sulle. Ja see on täpselt sama, mida meedia. Meedia väljastab sulle infot. Ma ütlen sulle, mis mu eesmärk on. Nii. Aga sa näed mind tegemas tegevusi? Mitte eriti õhtul. See on peale 4, eks ole. Kuigi ütlesin, et mu eesmärk on 55 kilo. No, eriti ei kontrolli seda, mida suu läheb, on ju. Kuigi mu eesmärk on 55 kilo, jah. Ja tulemuseks on see, et ma ei kaalu 55 kilo, ma kaalun 64 kilo. Nüüd on küsimus, mis mu eesmärk siis oli? 55 kilo või? Kes usub, et mu eesmärk oli 55 kilo? Mu huuleteenus oli 55 kilo. See on see, mida ma tahtsin, aga mu tegelik soov oli midagi muud. Nautida toitu näiteks, jah? Mu teine soov on nautida toitu. Toome selle sama põhimõtte nüüd ühiskonda, valitsusse. Nii, nüüd ma ei väida, et valitsus ei tahaks paremat elu inimestele. Ma ei väida, et nad üldse ei taha, et nad tõesti võib-olla tahavad lammutada, kuigi ma hakkan juba seda uskuma. Aga põhimõtteliselt ma ikkagi usun inimeste headusesse, jah. Ja ma ei väida, et nad ei taha inimestele paremat elu, aga nad tahavad midagi veel rohkem. Nüüd, ma ei tea, mis see midagi on, nii nagu sina ei tea, mida mina tahan veel rohkem, kuigi ma ütlen, et ma tahan 55 kilo. Sa ei tea, sest et seda tean ainult mina. Ja kui ma seda ei väljenda, siis sa ei tea. Siis sa näed, et ma tahan 55 kilo, aga samas sa näed tegevusi, kus ma mitte midagi selle eesmärgi jaoks ei tee. Valitsusel täpselt samamoodi. Üksinda võttes nad võib-olla tõesti tahavad, jah, ikkagi head inimesed on ju süda õige koha peal. Ja siis näed tegevusi, ei lähe eesmärgiga kokku. Sellepärast, et tegelikult tahavad nad midagi muud. Ja nüüd on küsimus, mida muud. Ja ma teen nüüd veel viimase mõttemudeli, sest see on aktuaalne teema. Kuulsite, mis läks valitsuses, mis ettepanek tehti vaktsineerimise kohta.
vanematelt tahetakse võtta otsustusõigus ära ja anda see lastele, et lapsed ise otsustavad, kas nad süstivad endale vaktsiine või mitte. Ma ei tea, kui mis vanusest siis, aga vaktsineerimine. Võtame COVID-19, sest nendest käib jutt. Küsimus on, tegevus on massvaktsineerimine. Mis ma siis kirjutan? Lapsed otsustavad, jah? Otsustavad. Need on need tegevused. Mitu doosi. Ma sinna veel olen kirjutanud. Passid olid meil siin, jah? Passid. Jah, ühesõnaga, need on need tegevused ja siis on tulemused, on kahjud, jah, vaktsiini kahjud, lõhestatus. Ja mis te veel siis näete selles raamis? Perekonna lammutamine ka. Jah, perekond. No ka jah, tülitseb, jah. Paneme siin tülitseb, saab inimkeeli aru, jah. Jah, massvaktsineerimine, süstime mitu doosi, piirame inimesi nende passidega, kehtestame piiranguid, survestame, jah, siia võib kirjutada survestame, töökoha kaotus. Need on need tegevused, mida tehakse, mis on eesmärk. Meile öeldakse, et rahvatervise kaitse, viiruse tõkestamine, raske haigustumise ärahoidmine ja nii edasi. Kui sa paned valemisse kas või selle, kus oli see, eks ole, et see lapse otsus, jah, miks tehti see otsus või miks tehti ettepanek, et lapsed saaksid otsustada, mis siit loetud eesmärkidest sobis. Rasket haigustumine, lapsed ei pidanud haigustuma, tead sa mõnda juhtumit, siis viiruse levik, vaktsiin ei pidanud hoidma seda ära, jah, nakkavad nii vaktsineeritud kui mitte, jah. Mis on eesmärk? Mis on eesmärk? Aga kui ma kirjutan siia kiibistamine. Lähen nüüd ulmemaailma, aga sellest räägitakse päris tõsiselt. Lihtsalt selleks, et tõsta sinu teadus välja, selleks räägin. Mis siis, kui mRNA vaktsiinid sisaldavad arvutitarkvara, mis iganes, kuidas seal iganes see biokeemias seal käib, aga põhimõtteliselt, kui me räägime arvutist, eks ole, siis on see lihtsam aru saada. Ja selleks, et seda arvutitarkvara ühendada võrku, jah, on vaja seda teatud kriitilist massi. Ühest doosist ei piisa, sest et see on liiga väike võimsus on sellel arvutitarkvaral, aga kui sa saad mitu doosi, mitu kiipi, massilise, kriitilise massi kiipe, siis sind saab ühendada võrku, jah? Võrgus olev inimest saab juhtida. Nüüd te ütlete, et see on voodoo tehnoloogia, see pole võimalik. On palju asju, mida me arvame, et ei ole võimalik ja tegelikult on võimalik. Ma ei tea, kas see on võimalik, aga see on üks võimalusi. Kui me räägime, et me tahame inimesi kiibistada ja selleks on vaja kriitilist massi, neid mRNA või mis iganes need oli, eks ole, neid osakesi, ja meile sunnitakse peale iga 3 kuu tagant süst, siis mis juhtub? Mida meile viiakse rohkem? Neid osakesi, jah? Kui neid osakesi saab kriitiline mass, siis mingi tulemus realiseerub. Mis see tulemus on? Mis on see, mida taodeldakse? Ma ei tea. Teine variant, rahvastiku vähenemine, samamoodi. Vandenõuteooriatest ütlete pärit, jah? Aga mis siis, kui ei ole? Siis, kui need on reaalsed eesmärgid, mille nimel tehakse neid tegevusi. Ma ei taha sulle pähe panna seda, et see on see eesmärk. Ma ei taha seda. Ma tahan, et sa hakkad kastist välja mõtlema. Ma tahan, et sa lähed ja loed ja hangid infot selle kohta, mis toimub, sest need mõttemudelid ei lähe praegu kokku. Need ei lähe. Eesmärk, mida öeldakse, ei lähe kokku tegevuse ja tulemusega. Nii, kas keegi tahab küsida? Kertu tahab kommenteerida. Lõpetasin oma mudelitega. Ma loodan, et see oli nüüd ilmselge. Sul on näed tegevusi, näed tulemusi. Küsi, mis on eesmärk. Ja eks võiks ju natukene ka statistikat uurida ja võib-olla mitte ei alternatiivsest meediast ega peavoolumeediast, vaid otse Statistikaameti lehelt või Ravimiameti lehelt või Terviseameti lehelt,
kui see on selgelt näha, kuidas sündimus on vähenenud, kuidas suremine on kasvanud, lihtsalt võiks, ma tulen jälle selle juurde, allikate poole pöörduda, siis ei ole vaja olla mitte kellegi suhtes ei sümpaatiat ega antipaatiat. Kui need on väsitavad, siis otse allikasse ja sealt vaadata ja natuke ise analüüsida. Praegu vähemalt on veel kõik see kätte saadav. Ja, ma ei taha, et sa võtad nüüd minu sõnu, et see ongi nii. Ma ei taha, kõik, mis ma tahan sulle õpetada, on loomisprotsess ja mõttemudel. Need on tööriistad, ma annan need sulle ja nüüd langeta oma otsuseid. Minu eesmärk on aidata EKRE võimule, see võib olla minu eesmärk, see ei puuduta üldse sind ja ma näitan sulle järgmisel nädalal, kuidas see sind üldse ei puuduta, see puudutab ainult mind, jah. Aga need tööriistad on sinu hüvanguks, võta need ja kasuta. Nii et kui küsime, kuhu Eesti teel on, siis sa näed seda, kuhu praeguse valitsuse juhtimisel Eesti teel on, mida rohkem sa teed neid mudeleid. Ja nüüd on küsimus, kas see meeldib sulle või mitte, eks? Et kui ma kaardistan selle, mis toimub ja mulle see ei meeldi, siis ma pean midagi muutma. Ja järgmine nädal me saamegi rääkida sellest, et mida ma teha saan, eks? Kui ma näen, et mulle ei meeldi, siis mida ma teha saan ja vastus ei ole mitte midagi. Või ma olen liiga väike või minust ei sõltu. See ei ole vastus. Ei. Ma näitan sulle, mida sa teha saad järgmisel kõnes. Nii, Kertu, kas sa tahad veel midagi öelda? Ei, rohkem ei tahtnud. Kas sa jõuad veel võtta selle, mis sul seal oli veel, see Nursipalu või mis sul... Ma sellest ei räägiks, aga kui sa tahad öelda seda teemat, siis võid natukese kommenteerida, sest ma ei jõua seda mudelit siia enam ehitada. Aga see Nursipalu teema on selles mõttes väga oluline, et see väljendab väga ilusti seda, et inimestega ei kommunikeerita ja kui sa kuuled poliitikuid, siis mis nad ütlevad? Me tahame avatud dialoogi ja tegevus on inimestega ei kommunikeerita, jah? Et öelge mulle, kuidas see eesmärk läheb kokku, ei lähe. Nii et see on see, mis on nagu minu sõnum. Nii, aga ma tahan ühe asja veel ära öelda ja ma tahan rääkida sellest, miks ma valin EKRE. Ja ma arvan, et see huvitab sind. Miks ma valin ja kui kellelgi on nüüd küsimusi, siis kindlasti kirjutage siia chati, et ma vaatan need ka kindlasti läbi ja ei lõpeta enne kõnet, aga kes peab minema, siis see peab minema. Ja see idee sellest EKRE-st või ütleme see uurimine, see uurimistöö, mis ma olen nagu teinud või see liikumine sellest peavoolumeediast nagu sinna kõrvalmeediasse ja EKRE poliitikute siis kuulamine ja Varro Vooglaiu kuulamine, kes ei ole EKRE poliitik, ta on ise selles mõttes eraldiseisev, aga tema sõnavõtud mulle väga-väga meeldivad, siis esiteks nende sõnavõttudest paistab välja seesama mudel. Nad tunnevad loomisprotsessi ja nad saavad aru põhjust väga seostest. See on mind põlunud. Ma mõtlesin, mis asi mind põlub ja paelub nende intervjuude juures ja seesama loogika, seesama loomisprotsessi loogika ja seesama põhjust tagajärg seoste loogika. Aga on üks asi, mis tuli, mis tärkas minus, mida ma mitte kunagi ei uskunud ja ma kõne alguses natuke puudutasin seda. Ja see on idee, et küllus igasse peresse, nii materiaalne kui tervislik, kui heaolu, kui mugavuslik, kui ükskõik mis valdkonnas küllus, igasse Eestimaal elavasse peresse, ka üksik inimeste juurde, jah? On võimalik luua. Ja see on see idee, mida ma olen olnud sellega hädas, sest et ma olen 1997 tegelikult hakkasin lugema eneseabiraamatuid, 2007 kohtusin Bob ja Bob rääkis sellest küllusest ja rääkis sellest loomisprotsessist. Ja ma olin kogu aeg hädas sellega, et mis mõttes, kuidas küllus, et öeldakse, et küllus on ja see on võimalik ja see on siin ja praegu ja kõik, mida ma näen, on mis asi? Lapsed on näljas, inimesed on vaesed, rikkaks saavad ainult vähesed ja Bob sidus seda kogu aeg inimeste teadlikkusega, et inimeste teadlikkus on madal, et iga inimene loob endale seda tulemust ja siis ma nagu põhimõtteliselt aktsepteerisin seda, et jah, et ju siis ongi inimeste endas kinni, et kui me nüüd harime ennast ja kui me loome seda teadlikkust ja liigume sinna eesmärgi poole, siis meil on võimalik igal ühel rikkaks saada. Ja võtsin selle nagu omaks, aga samas mul ikkagi jäi see teemaks, et okei, et kui ma nüüd hakkasin nägema jällegi seda, mis Eestis toimub ja ma vaatan, kuidas ühe käega piserdatakse ja kulbiga, kamaluga võetakse. Et ma loon, omast arust pingutan, sean eesmärke, teen neid tegevusi ja samas ma näen, kuidas inflatsiooniga 25% jälle läinud. Ja see on nagu olnud mitmest aastast, kuna ma olen raamatupidaja ja ma ei ole kellast kellani, ma ei saa mitte selle eest palka, vaid ma käin oma enda ajakuluga, eks ole, ja siis ma saan oma tulemuse eest palka. Ja mu palk on iga aasta vähenenud, sellepärast
esiteks mu mõtlemine ei ole jõudnud sellele tasemele, et kuidas ma oma töö eest rohkem raha küsin. Ma tegelikult ei küsi, see raha läheb kogu väiksemaks, eks ju. Aga kogu aeg seda nagu süüaks ära, et mis mõttes, et ma ei jõuagi ju siis kuskile. Ja võt see ongi see, et kui ma ühes kõnes tõin selle näite, et vaadake, kui teie hakkate oma aeda koristama solgist, koristada solgi ära, eks ole, õhtuks kõik puhas on ju. Öösel tulevad suured kallurid, kui kallavad seda solki juurde. Hommikul tõused üles, hakkad jälle koristama, jälle viskad, eks ole, ei ole tubli, eks ole, katsud kiiremini teha, olla efektiivsem on ju. Lähed õhtul magama, said juba pool aeda korda, siis öösel tulevad kallurid, salaja kallavad jälle solki juurde. See on see, mis toimub ühiskondlikus süsteemis, milles me elame. Ja võt esimest korda elus, lugedes ja kuulates neid samu teise liini poliitikuid, keda peavoolumeedia metsikult maha teeb, on mul usk, et selle külluse loomine on tegelikult siin füüsilises reaalsuses võimalik. See ei ole paratamatus, et klikk inimesi peab olema rikkaid ja ülejäänud on vaesed. See ei ole paratamatus. See on süsteem, mis seda füüsiliste maailma reeglite järgi toodab. Ja võt see on see, mis paneb mind eriti elevusse, kui ma mõtlen, et äkki on õrn võimalus, et ma suudan puudutada piisavalt arv inimesi selle lühikese ajaga kuni valimisteni, kes hakkaksid ise mõtlema, paneksid kokku neid mõttemudelid ja mõtleksid, kas nad riskivad, sest risk on igal juhul, valida taas seda, keda nad valivad ja loota, et kurss muutub paremaks või nad riskivad teha kursi muutuse ja usaldada natuke, sest pärast tuleb kontroll, teise liini poliitikuid, annedes võimaluse millegi muutmiseks. Ja võt ma olen teinud selle pöörde, ma olen leidnud, et küll ma olen valinud EKRE või seda keski, küll ma olen valinud Reformi, ma ei mäleta, kas ma Isamaad olen valinud, aga midagi ei muutunud ja ma mäletan seda mõtet, mitte midagi ei muutunud. Ja siis ma hakkasin heietama mõtet, aga ma olen andnud kõigile avanssi. Vaadake, ma olen kõigile poliitikutele andnud avanssi. Ma olen vaadanud neid 2 nädalat, ma olen kuulnud nende mesimagused juttu ja siis ma olen andnud neile avanssi sportlastele, kultuuritegelastele, inimestele, kes teleekraanil mulle silma on jäänud, ma olen andnud neile avanssi. Nüüd EKRE teeb tööd. Sa peaksid vaatama seda, mida nad teevad seal istungitel või seal infotundidel ja milliseid küsimusi nad esitavad ja milliseid pabereid nad sinna üles saadavad. Paberite nime mul küsima, poliitilised terminid, need ei jää mulle meelde veel, aga põhimõtteliselt nad algatavad eelnõusid. Jah, need ei lähe läbi, sest nende mandaat on väike, aga nad teevad, jah. Nad toovad välja teemasid, mida peavoolumeedia ei kajasta. Nad näitavad seda, mis Eestimaal toimub, mida kuskilt mujalt lugeda ei saa. Nad teevad midagi, mulle tundub vähemasti minu heaks, jah. Nad annavad mulle infot. Siin oli küsimus, kas EKRE räägib tõtt. See on mind paelunud, see on fantastiline küsimus. On ju. Mind tohutult paelunud terve see nädal, on ju, kas ta räägib tõtt. Ja ma mõtlesin välja, et EKRE, kui me räägime üldse, et tõde või ma rääkisin, et see kontseptsioon tõde, et seda tuleb natuke defineerida, aga ütleme, et EKRE räägib rohkem tõtt, on minu uskumus, kui Isamaa, keskid, reformid ja sotsid kokku. Jah, sest nemad on saanud võimaluse tõtt rääkida hullult palju aega ja tulemus on see, mida ma sulle mõttemudelites näitasin. Pole tahetud muuta Eestimaad paremaks. Nii et kuna mul on tekkinud see arusaam, et ma ei saa üksi luua küllust tervesse Eestisse, küll aga ma saan seda teha koostöös valitsusega, kes mõistab loomisprotsessi ja mõttemudeleid, siis see on üks alus, miks ma otsustan valida EKRE-t. Nii, mis meil siin nüüd on? Nüüd on nüüd terve. Ma selline tunne, et Zoom hoidis vahepeal kommentaare kinni ja nüüd saadab mulle tagantjärgi. Niimoodi.
mis meil on? Kertu, sa saad natuke sõna võtta, ma loen läbi. Ma natuke undan või udutan siin selle sõna küllus ümber. Et meil puudub tegelikult isegi nagu, kui nüüd jälle ühest oma lemmikteemast haridusest rääkida, et siis arusaamine üldse sellest, mis asi on külluses elamine ja et mis asi on, mis on küllus ja piisavus, et millal nad kokku langevad, kui nad kokku langevad, siis nad tegelikult vast moodustavad midagi vajalikku ka, sest et kui on juba piisavalt kõike, siis see on nagu sellise külluse positiivsem pool, aga on ka seda negatiivset küllust siis ehk siis seda niisugust tarbimisele kutsuvat. Et siin ka sõnadega mängides võiks endale nagu rohkem läbi mõelda, et kui on soov elada külluses, et mida see tegelikult sinu jaoks tähendab. Et lihtsalt siis see inspireerib paremini ja kui ta inspireerib paremini, siis muutub see ka kättesaadavamaks. Et küllus ei ole see, mida me näeme kusagil mingites filmides kuidagi külluslikult elavaid rikkaid inimesi või see ei ole küllus. Küllus on väga individuaalne sinu jaoks. Ja see on selles mõttes hea tähelepanek, et tegelikult see, mida ma üldse pean selleks külluseks või ütleme külluse alustaladeks, sellepärast, et ma võin oma rikkust luua küll nii rikkaks nagu seal filmides ka, kui ma tahan, aga mida ma pean eelkõige selle alustaladeks on see, et meil on õiglane riik, on ju, ja meil on kõigile võrdsed võimalused ja seda meil Eestis ei ole, seda ei ole loodud, seal on väga suur diskrimineerimine alates juba sellest erastamisest saati ja seda võib vaadata ja see, kui me räägime sellest, et kõigil võib olla Eestis hea elada, siis see on see küllus, mida ma silmas pean, aga kuna aega taab takka, siis ma ei saa rohkem piirduda, et siin on mõned kommentaarid. Siin räägitakse nendest siltidest, küsitakse, et häirib see, et EKRE-lastele pannakse need sildid, putinistid, Kremli käsilased ja nii edasi. Nüüd mõtleme selles liinis, et kui sinu naaber tuleb, sõimab siin nende terminitega, kas see teeb sinust selle isiku, mida ta sõimab? Sama liin on see, kui vaadata meedia võib suust välja ajada ükskõik mida, kui vaadata Kaja Kallase postitust, mida ta ütles Varro Vooglaiu kohta ja mille Varro Vooglaid tegi hagi kohtule, sellepärast, et nad ei vabandanud, sest Varro on ilmselgelt veendunud, et see ei vastanud tõele ja mina ka, sellepärast, et seal on mõningad intsidendid, ma kahjuks olen olnud tunnistaja, jah. Nii et selles suhtes see, et keegi paneb sulle sildis, ei tähenda midagi. Nüüd, kui mind häirib see silt, siis mis mu hirm seal all on? Mida ma kardan? Ma arvan, on kaks põhiargumenti, mis inimesed on mulle öelnud, mida nad EKRE puhul kardavad. Esiteks see, et Venemaa ründab. Jah, et nad astuvad, EKRE toovad meid Euroopa Liidust välja, võib-olla ka NATO-st välja. Ma ei ole kuulnud neid teemas, ma olen kuulnud ainult inimestega, kellega ma olen rääginud ja siis Venemaa ründab ja see on põhiargument. Minge lugege, kui kaitstud on Eesti praegu. Mis on juhtunud Eesti sõjatehnikaga, mis on Eesti kaitsega, mis on õhutõrje, mis meil on taraehitus, mis on nii edasi. Miks ma usun neid fakte, mida ma loen uutest uudistest? Seepärast, et peavoolumeedia ei tühista neid fakte. Peavoolumeedia tühistab isikuid, mitte fakti, et meil pole õhutõrjet. Kui õhutõrje oleks olemas, kui piir oleks välja ehitatud ja kaitstud, siis peavoolumeedia oleks esimene, kes karjuks, et EKRE valetab. Aga nad ei karju selle kohta. Nad lihtsalt karjuvad selle kohta, et nad on putinistid, Kremli käsilased ja nii edasi. Et ma ei ütle, et kõik võib-olla on vale, mida öeldakse, ma ei tea ja ma ei suuda kõike fakte kontrollida, aga nagu ma ütlesin, EKRE räägib rohkem kõik need ülejäänud meediad ja erakonnad kokku. See on see minu kindel veendumus. Nüüd teine asi, mis mulle öeldakse EKRE-laste kohta on see, et nad ütlevad Eesti inimeste kohta halvasti. See on mind väga huvitanud, keegi pole fakte andnud, aga ma olen hakanud vaatama neid uutes uudistesse, kus mitte need otseselt EKRE poliitikud, aga seal on teised ka, ma ei tea, kas nad on erakonnas või mitte, kes võtavad sõna. Ja mida ma olen tuvastanud, kus öeldakse halvasti? Öeldakse halvasti kellele? No nii võib öelda, et halvasti. See on isegi, ma nõustun nende sõnavõttudega, selles mõttes ma ei saa öelda, et see on halvasti öeldud. Pommid või see retoorika on Reformierakonna valijate vastu ja see on ühe alatooniga. Kui sa valid reformi, siis sa pead olema valmis vastu võtma näiteks pankroti. Tuleb pankrotilaine. Kui sa valid reformi,
siis selle paketiga sa saad kõrged elektrihinnad. Kui sa valid reformi, siis sa saad selle vaesuse, külma ja pimeduse, jah? Võib-olla see otseselt sind ei puuduta, kui sa korteris elad, siis see elektritõus on nii väike, see ei puuduta sind, aga see puudutab väga paljusid inimesi meie maal, jah? Et see on see, et kui seda peetakse nüüd halvasti ütlemiseks, et näidatakse, et jah, et kui sa valimiskastidel valid need inimesed, kes on kogu aeg võimu juures olnud, siis see on tulemus, mida sa täna saad. Ja üks asi veel. Räägitakse, et Eestil pole pikaajalist visiooni, aga inimesel ka ei ole, sest me oleme müünud endale selle tuleviku, mida me täna näeme, mille eest? Kartulite eest, 10-eurose või 50-eurose laste toetuse eest, mis meile veel on antud? Emapalka, mis meil veel on antud? Ühesõnaga, meil on antud tilu-lilu selle vaesuse eest, mis meil täna on. Me oleme võtnud selle vastu. Mina ka olen võtnud vastu ja kuna me oleme võtnud vastu, siis ma vastutan selle eest, mis täna on. Kui ma tahan, et see muutuks, siis ma pean tegema valimiskasti juures muutuse, sest see on see, kuidas me ühiskonnas toimetame. Nii, kas kellelgi oli veel küsimus? Propagandafilmi ei ole vaadanud, aga 3 dokis on mitu vaktsiini teemaline ja rohepöörde teemaline film, nii et neid on mitmeid, enda harimiseks on praegu mitmeid võimalusi. Nii. Üks küsimus veel siit, mis tuli posti peale, et kuidas ma teisi inimesi mõjutan või kuidas ma neid muudan, et kui mu abikaasa näiteks ei arva nii nagu mina, siis vastus on, sa ei muuda. Sa muudad ennast, sa muudad enda mõtlemist, sa muudad oma käitumist ja siis teised, kas tulevad kaasa või teevad teistsuguse valiku, see on nende valik. Ja see tuleb meil endale selgeks teha. Mina ei muuda sinu valikuid, ma ei muuda sinu mõtteviisi, ma ei muuda seda. Ma muudan ainult seda, mida mina mõtlen, mida mina teen ja milliseid tulemusi mina tahan luua. Nii, Kertu, sulle lõpusõna. Jah, ma oleksin tahtnud isegi nende samade sõnadega lõpetada, et kogu see, mida me siin ka praegu kõik koos teeme, ongi see, et ega me tõesti üksteist ei muuda, aga me väljendame ennast ja kui me saame ja me tõesti saame vabalt ennast praegu väljendada, mis on väga suur võimalus ja see, kuidas ennast väljendada ja teha seda teiste inimeste juuresolekul, mõjutab veel eriti edaspidiseid tegevusi, sest kui üksi endale midagi väljendad, siis tulemused on tavaliselt kesisemad, aga kui sa saad seda teha suurema hulga inimeste ees, nii et selles mõttes, kui sa satud seltskonda, kus mõeldakse teisiti kui sina, siis ikkagi võiksime me ennast väljendada. Et teades, et me sellega teiste inimeste arusaamu ei tarvitse muuta, aga see on ainus võimalus ise mitte moraalselt alla käia, ise säilitada selget meelt ja sirget selga. Nii et minu poolt ka vaba eneseväljendust igas seltskonnas. Absoluutselt ja selle poole me püüdleme, kahjuks peavoolumeediasse pole võimalik, aga see on see ühiskond, mida mina tahaks luua ja Kertu samamoodi on ju. Ja ma loodan, et sa tuled ka meie paati seda vaba ühiskonda looma, nii et arvamuste paljusus on lubatud ja ka erakondade paljusus on lubatud. Ma ei ütle, et ei tohiks teisi erakondi valida, lihtsalt ma räägin sellest, et meil on vaja teha pööre ja kui me paneme natuke EKRE-t sisse, siis sellest on vähe. Seda on vaja praegu palju, sest et neid teisi on natuke liiga, natuke on leebelt öeldud, eks ole, üle doosis, meil on vaja pöörata paati ja siis me võime jälle tulla erakondade paljususe juurde, loodetavasti nende selgroog saab siis sirgem olema. Aga igal juhul aitäh sulle, et sa siin osalesid, siin oli veel kommentaare, mida ma oleks tahtnud kommenteerida eelkõige nende puhul, et eelnõud on lihtne esitada, kui seda ei käsitleta ja see ei lähe läbi, siis ma vaidleksin vastu, eelnõud on väga raske esitada, kui see läbi ei lähe, seepärast, et sa pead tegema tööd, asjatut tööd, põhjalikku tööd, ilma et sa näeksid seda tulemust, see on tohutu raske. Nii et, ja seal olid veel mõned, et kas EKRE on metsa jaoks midagi teinud küsimus, ma ei oska öelda, et mis ta nagu reaalselt teinud, aga ma tean, et ta panustas minu 4-realisesse teesse Rakverre ja nii et on juba selle eest olen ära ostetud, eks. Nii et siin on teemasid palju, aga jätkame järgmine nädal ja räägime seda, mida sina saad teha, sest et see eneseväljendus on see väärtus ja kingitus, mida sa endale pakkuda saad, sõltumata sellest, kas sa tahad EKRE-t võimule või mitte. Ja siis ma räägin sulle ka, miks minu eesmärk ei peaks sind huvitama, see ei ole üldse sinuga seotud, minu eesmärk on seotud minuga. Aga aitäh sulle osalemast, aitäh kommenteerimast ja kõike head sulle, kõike head, tšau!